Viimasel ajal on sotsiaalmeedias endast märku andnud väga erinevad praktikud, tervendajad ja mitmesuguste meetodite viljajad, kes väidavad, et just nende meetod on ainuõige ning ainult see, mida nemad teevad, omab tõelist tervendavat jõudu ja väge. et ühest küljest on neil oma reaalsuses selles mõttes õigus, sest selle konkreetse tegija teadlikkuses ongi tema võte talle siis ainuõige. ta elab selles tõeversioonis ja kogeb seda kui toimivat ja ainuõiget. kuid see ei tähenda, et see oleks ainus tõde. kui üks praktika hakkab teisi meetodeid ja teisi tegijaid või teisi suundi maha tegema, nimetades neid valeks või halvaks või mittetoimivaks, siis näitab ta tegelikult sõrmega ka iseenda piiratusse. ta ei mõista, et see, mida ta peab absoluutselt tõeks, on vaid tema isikliku reaalsuse peegeldus, mitte universaalne ainutõde. et iga nii-öelda tegija elab oma tõe reaalsuses. olgu ta siis massöör, konstellöör, tantra läbiviija, energiate puhastaja, konstellöör või mõne muus tervendusmeetodis korrastaja. et nad samamoodi siis töötavad ja tegutsevad enda reaalsuse võimekuse tasandil, enda tões. ja selle reaalsuse tões, milles nad elavad, on neil ligipääs just sellisele infole, sellistele meetoditele, sellisele tõele. see tähendab, et neile avanevad just need teadmised, need meetodid ja just see info, mis vastab nende hetkesagedusele. kuid mina väidan, et sellist asja, et varsti kõik need meetodid, ükskõik millega keegi ei tegele, enam ei toimi, aga seda just eelkõige nende jaoks, kes liiguvad teadlikkuse tasandis ehk sageduses kõrgemale, liiguvad nii-öelda 3. dimensioonist välja 5. dimensiooni, sest kõrgemas teadlikkuse tasandis ei hakka vanad meetodid enam toimima. Need on nendes tasandites aegunud. Vanad meetodid toimivad ainult neile, kes jäävad edasi 3. dimensiooni või võib-olla ka osaliselt veel 4. dimensiooni kogemuses olevatele. et alates 5. dimensioonist hakkab inimene looma oma elu ise ja tervendama ennast ise läbi enda teadlikkuse, vastu võttes siis algallikast puhast algallika valgust ja kõrgema tasandi tervendusstandardeid, ehk siis 5. dimensioonis inimene loob oma elu 100% hetkeliselt. ja seepärast ta ei saagi sellesse 5. dimensiooni veel tõusta, kui temas on mingisuguseid madalaid, negatiivseid, lõhkuvaid mõtteid, rääkimata sellest, et ta neid ka väljendab keeleliselt, sest sel juhul ta teeb ise end hetkeliselt kas siis haigeks või hävitab ennast või kutsub omale mingid olukorrad esile, sest selles sageduses materialiseerub kõik koheselt ja 100%. nii et olles 5. dimensiooni tasandis, inimene ei vaja enam tervendusmeetodeid, kui ta on selles täiesti niimoodi täiega kohal. sellepärast, et ta on terve selle sõna kõige otsemas mõttes, sest ta ei loo enam oma teadlikkusega mitte midagi madalat, ka haiguse energiaid. ja järgmine, miks ta ei vaja enam neid, on see, et kõik vanad haigused, probleemid ja kannatused on loodud 3. dimensiooni maatriksüsteemi poolt ning selle süsteemi programmides elades. kui aga inimene tõuseb kõrgemasse sagedusse, siis selles need 3. dimensiooni ehk vanad energiad ja infod haigustest, olukordadest 5. dimensioonis enam ei toimi. ehk see on nagu põrandalt lae peale tõusmine, need 2 tasandit enam ei kohtu. ja see tähendab seda, et inimesel on praegu üks suur võimekus ja võib-olla öelda võimalus, ka suutlikkus, kui ta on hingeline, tõsta ennast kõrgemale teadlikkuse tasandisse, kus kõik need vanad probleemid, haigused, asjaolud ja raskused lihtsalt minetavad oma tähtsuse.
oma domineerimise ja vaikselt energiatasandis kõrgemal liikudes nad transformeeruvad energiatasandis järk-järgult ise ära. Sest kui sa oled 5. dimensioonis, siis sa hakkad elama hetkes ehk olevikus. Aga just praegustes energiates on olevik, minevik ja tulevik ühel ajajoonel. See tähendab seda, et see, mida sa olevikus tunned, teadvustad, millega toimid ja lood praeguses hetkes, lahustab, transformeerib, vabastab ära ka minevikus olnud asjaolud ning tulevikku juba mineviku poolt valmis loodud süžeed. Siin on juba mitu aspekti, mis näitavad, et tähtis on tõusta sageduses ja missugused meetodid aitavad sul sageduse tasandis siis tõusta. Et kui sa pole pärinev kõrgemast sagedusest, vaid oled maatasandil loodud, neid on nimetatud ka hingetuteks või kloonituteks, ehk nad pole otseses mõttes mitte hingetud tegelikult, vaid nad on ilma kosmilise hingehalgeta ja ei oma seda kosmilist sünnihetkel saadud hingestatust. Neil pole seda nii-öelda oma tähte, mis sünnihetkel inimhingele siis luuakse, kus on tema algne informatsioon, tema energiate kohta, teadmised, jõud, vägi, omadused, kõik see, mis tal oli kavas enne siia maailma sündi ehk oma koduplaneedil olles veel. Ja mis on tal siis olnud siis enda siis nii-öelda koduplaneedi ehk hingereservaaris siis saadud kaasa. Hetkel ongi nendel nii-öelda kõrgsageduslikelt päristolukohtadest tulnud inimhingedel, kes on kosmilise hingealgega ehk siis infoalgega võimalik liikuda oma tähele, taastuma oma algses jõus ja väes, algsetes energiates. Ja selleks tuleb tal seda lihtsalt otsustada, teha selline taotlus, et kas või öise une ajal taotleda ennast oma tähele, mis talle sünnihetkel on loodud, taastuma enda algsesse jõus ja väes. Samamoodi on tal võimalik ja võimetekohane liikuda ka enne siia maailma sündi sellesse hetke, kus ta siis maatrikssüsteemi poolt sai kaasa nii-öelda eluraamatu ehk siis süžee, milles on kirjas kõik see, mida ta siin maises plaanis hakkab siis kogema, läbima, toimima ning millisel tasandil ehk siis ta saab lõpetada ära selle süsteemi kuulumise. Ja selle jaoks on ka võimalik teha taotlus, liikuda sellesse hetke enne siia maailma sündi enda eluraamatu ruumi. Et teen selliseid praktikaid tegelikult klientidega, kes on avaldanud selleks soovi või kellele ma siis ise tunnetan, et võib seda pakkuda. Need, kes on loodud maisel tasandil siis 3. dimensiooni teadlikkusesse, nendele jäävad kõik need vanad meetodid aktuaalseks, millest me siin rääkisime, ja ka need, kes nende vanameetoditega töötavad ning neile neid tervenduskorrastusi meetodeid siis võimaldavad, nemad võivad jääda ka sellesse toimima, sest see kõik on 3. dimensiooni maatrikssüsteemi materiaalsuse võtted ja reaalsus. Ja on inimhingi, kes otsustavad siis jääda 3. dimensiooni, kuigi on nad hingestatud, aga elavad siis materiaalsuses. Nüüd kõrgemale tõustes sai vaja kõike seda enam. Need iga selline terapeut, tervendaja omab siis võimalust siis otsustada, kas ta jääb 3. dimensiooni maailma meetodit kasutama, seeläbi elatist teenima ja neid 3. dimensioonis olevaid inimesi tervendama või ta otsustab, et temal on kõrgem missioon liikuda uude teadlikkusesse ja töötada oma hingetasandis arenguga ja see on kõigil vaba valik. Nii et me kõik tuleme siia maisse plaani saama siis kogemusi ja neid kogemusi viime oma koduplaneedile, kas just igal öösel, une ajal, astraalis rännates. Ja
see on selle inimese koduplaneedi ehk hingereservaari jaoks suur tähendus, sest läbi selle ta areneb edasi. Ja ta niivõrd ei vajagi arengut, kuivõrd neid teadmisi ja kogemusi, mida saab inimkehas ainulaadselt siis inimkehas siis siia maailma sündinud inimhing siis sinna võimaldada ja need on teistsugused kogemused, mis saab see hinge aspekt siis või ilma kehata oma koduplaneedil kogeda. Nii et ta saab väga palju kogemusi, kuidas inimhing siis mingites asjaoludes raskeid või rõõmsaid väljakutseid ja olukordi läbib ning kuidas ta läbi selle tõuseb siis teadlikkuses või hoopis laseb ennast aheldada madalasse teadlikkusesse ja see on tohutu areng, kuidas siis keha ja läbi selle inimhing reageerib teatud protseduuridele, haiget saamistele, meetoditele ja kuidas teatud ained või teraapiad talle toimivad. Ja kuidas kõik see on võimetekohane tema hingetasandis kasvatama läbi kannatuste, neid läbides kannatama, surema ja mis siis temaga siis hingetasandis ja teadlikkuses sel ajal toimub. Loodan siis, et sa said nagu sellise väikse ülevaate, millised siis võtted ja tervendusvõimalused on sageduse tasandist tõustes ja ka siis lähimate ütleme 3-4 aasta jooksul siis inimesele juba võimetekohased. Et kas me siis saame kasutada siis meditsiini või siis võtet läbi valguse tervendada. Siin ennustatakse ka selliseid meetmeidvoodeid ja võib-olla ka siis oodatakse mingisuguseid olendeid, kes aitavad ja tervendavad. Aga tegelikkuses on inimhingel võimalus ja võimetekohane ennast ise tervendada, kui ta on teadlikkuses ja kui ta on suuteline ja läbi selline teadlikkuses enda valgusest. Ma arvan, et mõnes videos ma olen rääkinud ka nii-öelda valgustumisest, mida see võiks tähendada, sest see on olnud problemaatiliseks teemaks mitmetele viimasel ajal tegijatele, et mida siis lõpuks tähendab. Ja ma arvan, et vähemalt minu jaoks tähendab see seda teada saamist enda jõust ja väest, enda valgusest ja sellest, kuidas see valgus toimib ja kui suure võimekusega see on. Et inimene on kõik võimas ja ta suudab ennast täielikult ise tervendada, kui ta baseerub algallika puhtale valgusele ja õpib toimima läbi selle, läbi enda teadlikkuse. Ma tänan, et sa kuulad mind, ma tänan, et sa like'id mind, ma tänan, et sa tellid ja ma tänan, et sa toetad minu YouTube'i kanalit, et Valguse kanal Marge, videode üleslaadimisel, kanalduste ja meditatsioonide tegemisel ja üleslaadimisel.